Tervist kõigile, kes olete tulnud siia videot kuulama ja vaatama. Antud videos olen kanaldanud selle suve energiat, mõtted ja tähelepanekud kollektiivse lugemisena. Video lõpus on oodata ka mini-valigrupp lugemist 3 erineva energia näol, mis võiks olla teile toeks selle aasta suvel. Ja hakkame siis vaikselt energiaid kanaldama. Ja alustuseks siis vaatame, mida toob meile siis suvi 2023. Nii, alustan kõigepealt siis nendest kaartidest, et suvel ma näen selles mõttes uusi võimalusi, sellist hästi viljakat energiat, tahet toimetada, tegutseda, loomulikult ka hea aias toimetamiseks, on ju aiasaaduste jaoks on on tunne, et on hästi viljakas energia ka maakeral või maal, et on oodata võib-olla paremat saaki kui mullu või muidu on olnud ja just selline füüsiline viljakas energia tuleb hästi tugevalt esile, selline emaduse energia, et kuidagi see maa soosib see suvel just eriti hästi, et olla toimekas ja kõik, mis puudutab kodu ja aeda ja perekonda ja suunata sinna see energia, et see emaduse energia on hästi tugev, et naiselikkus ja emadus ja siis ma näen ka uusi võimalusi läbi selle ka, et just see emaduse energia, nagu ma just enne ütlesin, toob avab mingid uued uksed või annab mingid uued ideed, mõtted, mida võiks see mulda istutada. Ja ma just tunnen, et kas naistel on just sellel suvel selline energia tugevam kuidagi, et on oma keisrinna energias ja voolav ja selline loominguline ja hästi mõnus energia tuleb siit esile, et kes on juba tunnetamas seda pikemat aega, et siis see suvi saab just eriti olema selline mõnus ja selline voolav, et hästi mõnus olemine on. Ja ma tajun ka siin muidu sellest kaardist, et kuna see on selline füüsiline ja materiaalne kaart, et osadel teist on ka kas uued tööpakkumised võivad tulla, uus asukoht, elukoht, et kodutöö, perega seotud teemad tulevad hästi tugevalt esile. Selles kaardis ma näen ka seda, et oleks vaja puhata, et leida aeg endale, oma lähedastele võib-olla, aga eelkõige siit kaardist tuleb see esile, et oleks vaja olla rohkem iseendaga, võib-olla mediteerida, rohkem magada, kuidagi ma tunnetan selles kaardis, et just vaim, just see mentaalne keha tahab rohkem puhkust saada. Osade puhul ma tajun ka füüsiline keha, aga mentaalne energia tahab lihtsalt olla, et kuidagi vooluga kaasa minna, puhata, olla, niuke mõnus chill ja relax, selline olemine ja nautida, mida see suvi kas looduse mõistes, ilma mõistes on toomas, et siukest puhkust oleks ka vaja jätta asjad korraks kaugemale ja siis hiljem hakata uuesti nendega tegelema. Siit kaartidest ma näen, tuleb esile see ikkagi, et on soov midagi muud teha, avastada midagi muud, minna ära sealt, mis enam ei teeni, pole vajalik. Just see tuleb sügavalt südamest, et ma hästi paljude puhul tajun seda, et tahetakse mingeid muutusi läbi viia, tahetakse minna mujale, võib-olla kolida mujale. Nagu ma ütlesin, ka töökoha vahetuse energia tuleb siit tugevalt esile. Ja siin on ka lepinguid, ma näen hästi palju ja kuidagi selline õiglusega seotud või asjade ajamist tuleb ka siin, et
just see, mis nagu süda nagu ihaldab või soovib. Ja siis ma näen, et paljude puhul siin võib olla ka tegu kas abieluga, nagu mingi registreerimine, et selline energia tuleb ka tugevalt esile, et on oodata tähistamisi oma tuttavatega, kellel töökaaslastega, kellel sõpradega, kellel perega, et sihuke mõnus aeg ka tähistamisteks ja sihuke see suvi soosib seda, et tuleks sellest oravarattast korraks nagu välja tulla ja nautida elu, puhata, koguda energiat, taastada ennast siis igas mõttes, on ju. Ja päike on väljas, et võib-olla on tulemas selles mõttes nii-öelda loomulikult ka soojemad ajad, aga ma tunnen, et nagu päikseenergia on tugev, et päike nagu särab ja valgustab palju valdkondi paljude inimeste elus ja see sisemine laps tuleb nagu tugevalt esile, et see peabki tulema esile, seda on vaja, elu on vaja rohkem nautida, elu on elamiseks, elu on kogemiseks ja siit võib ka välja lugeda seda, et see suvi võib ikkagi soojem tulla, kui ta hetkel tundub, et ikka ma tajun neid päiksepaistelisi ilmi ja sooja ilmasi ja osade puhul on ka, ma näen nagu lapse energia tuleb esile, et kellelgi on võib-olla pisikene tulemas ja sihuke mõnus, siuksed positiivsemad ajad on ikkagi tulemas, et tuleb anda endal ka võimaluse lasta sellel päiksel oma ellu tulla. Siit ma nagu näen ja ma näen, et ikkagi on siukene nagu tahetakse nagu muutust või nagu, et sellega, mis hetkel on, et sellega ei olda rahul või on nagu mingi igavuse energia tuleb sellest kaardist esile, et minna nagu oma eluga edasi ja just täpselt nii nagu ma enne ütlesin, nagu süda ihaldab, on ju. Ja siin on ka hea aeg võtta aeg maha, olla nagu omaette. Mõnede puhul ma tajun siit, kes tahavad iseendaga tööd teha, kes tahavad enda sisse vaadata, ennast avastada nii-öelda. Ja siin on selline nagu hea aeg ka spirituaalseteks nagu toimetusteks, et lihtsalt vaadata, mis on olnud, mis on hetkel ja kuhu oled nagu liikumas, on ju. Ja sihuke konkreetsuse energia on ka, et siit tuleb nagu sihuke konkreetse mehe energia hästi tugevalt esile, et kes on otsekohene ja selline loogiline ja sihuke rohkem ratsionaalse mõtlemisega. Et võib-olla on oodata hästi palju selliseid vestlusi, mis eeldavad inimestelt siis, et olge rohkem konkreetsemad, nagu siuksed otsekohesemad ja selline, et öelge nii nagu on, et nagu kuidagi selline energia tuleb ka esile, et samas olla ka selles naise energias, aga kui mehe energias olla, siis olla võimalikult konkreetne. Ja siin ma näen, et tähekaart annab mõista, et sihuke, et paljud otsivad võib-olla oma rada, oma missiooni, oma eesmärki, pühenduda nagu rohkem sellele, mis nagu süda ja hing ihkab. Ja ma tajun ka paljude puhul, et see eesmärk võib-olla saabki rohkem selgemaks selle aasta suvel. Et võib-olla ongi see konkreetsus iseendaga, teistega, olla voolav, nii-öelda minna vooluga kaasa, mida elu toob, mida elu pakub. Kuidagi lihtsalt nagu kulgeda ja avastada ja nagu, et ma tajun, et läbi selle võib nagu jõuda nagu rohkem lähemale iseenda nagu tõelisele olemusele. Vaatame, mis on nagu sellised lisasõnumid. Siin ma juba tajun jah, ka armastuse energia, just tingimusteta armastuse energia on hästi tugev. Alustame siis nii ja nagu ma teile ütlesin, et tahe nagu edasi liikuda, on ju, et siin oli see V8 ja V4 on ju, kes ei ole enam
rahul enam sellega, et mis on olnud, on ju, et siin on nagu hästi palju äraminemist selles, mida enam pole vaja, mis enam ei teeni. Et jäetakse nagu selja taha see, ka mis on minevikuga nagu seoses olnud, et kui see endaga tegelemine aitab ka nagu selja taha jätta need vanad mõttemustrid, võib-olla kogemused, traumad, et see on nagu väga hea sõnum, et toimub nagu inimestes tervenemine. See just nagu selle südame tšakra koha pealt ma tajun sellist tervenduse energiat ja see on vajalik ja suvi on selleks hea aeg, sest siis on soojem, päikest on rohkem, võimalus rohkem looduses olla, nautida seda ilu ja võlu, mida maailm meile ka pakub. Näiteks nagu ma ütlesin, siis looduse näol, linnulaulud, loomad on ju, et ma näen jah, et see olekski vajalik, et liikuda edasi sellest vanast, mida enam pole vaja. Jah, toimubki, nagu ma ütlesin, tervenemine, et just nagu isiklikus elus ja see tervenemine avab uksed siis oma isiklikule õnnele ja nagu positiivsusele ja nagu päike on väljas ja vikerkaart on näha ja siuksed valged tuvikesed lendavad ja loodus on kooskõlas ja harmoonias, et seda energiat on nagu teil ka vaja ja siit ma nagu näengi, et ongi liikumine toimub selle poole, et toimub jah, tugev tervenemine ja seda on nagu hästi-hästi vaja. Ja ka kannatlikkusenergia on, et ilmselgelt asjad võtavad aega, üleöö ei sünni on ju midagi, aga igal asi tulebki omal ajal, et ka tajun siukest rahu ja siukest sisemist rahu ma tajun selles kaardis tuleb ka esile, et see viibki selle isikliku õnneni, oma selle südame eesmärgini, uude eluetappi nagu liikumiseni, et siuke teine energia nagu loodusega ollakse nagu rohkem nagu kooskõlas. Ja nagu see aasta suvi just soosib seda ka, et ka paljudel võib teist olla ka mõtted välismaale, et osad teist planeerivadki võib-olla kolimist välismaale või tahavad rohkem reisida või olla nagu ära mõneks ajaks, et siukene välismaa energia on hästi tugev. Ja nagu ma enne ütlesin, armastusenergia on tugev, et kas siin võivadki tulla siis abielud ja kellel on võib-olla uus suhe tulemas ja ka uuele tasandile tuleb siuke liikumine, et vanast liigutakse edasi ja minnakse järgmisele tasandile. Et siuke mõnus energia. Siit kaardis ma näen, et ka meestel võib näiteks olla või kellel on hästi tugev mehe energia või siukses mehe energias rohkem toimetamas, on ka rohkem võimalus omale küllust saavutada siis just nagu rahalises mõttes, et ma näen ikkagi, et asjad muutuvad paremaks, aga see paremuseks muutumine toimub läbi selle, kui tehakse iseendaga tööd, minnakse sealt ära, tullakse ära sealt, kus enam ei soovita olla, et kuulatakse, mis nagu süda kõneleb, et see südame energia, südame tšakra energia on hästi-hästi tugev. Ja nagu ma enne tõin välja ka selle, et spirituaalne energia on väga hea, et sellega oleks väga hea tegeleda, just nagu omaette olles, et võib-olla mõnedel teist on plaan minna kuskile soojale maale, kus on sellised templid ja et saaks nagu olla lihtsalt kuidagi selles teises energias, siukses just nagu ütlesin, spirituaalsemas energias avastada nagu seda poolt, kas välismaailmas või iseendas, et see sinu isiklik tempel nagu tuleb hästi tugevalt esile. Ja siin on nagu näen nagu uued valgusepallid ja valgus nagu ka avaneb, uued ideed tulevad, mõtted tulevad läbi selle, et kuidagi jah, siuke mõnus, siuke rahulolu ja see on väga hea, see on tõesti seda, ma olen endal seda väga hea nagu teile edastada. Ja siin on järgmine armastuse nagu sõnum, et ei ole alati see kaart või see sõnum ei ole ainult mõeldud nagu lihtsalt nagu romantiline armastus, vaid ka selline tingimusteta armastus ja enesearmastus ja
Sihuke roosa ja punane vaarika energia tuleb siit jälle mulle, et vaarikad, maasikad, jõhvikad, kuidagi selline energia tuleb siit hästi tugevalt esile. Et süda on tervenemas, süda on avanemas uutele võimalustele, süda on valmis edasi liikuma. Süda tahab jagada, tajun, et hästi paljudel teist süda tahab jagada armastust endale, teistele, loodusele, loomadele. Et ja, selline väga-väga hea tervendav siis sõnum tuleb läbi, et sinnapoole on paljud liikumas ja seda on väga-väga tore kuulda. Ja nüüd lõpetuseks, nagu ma lubasin, teen ma teile siis sellise mini-valigrupp 3 erineva siis energia näol, et saate mõelda siis kas number 1, number 2 või number 3 või kuulata need kõik variandid ära, et ma siis kanaldan erinevaid energiaid või sellist, kuidas öelda, nagu rohkem soovitusena, et mis mõttemuster või mõtlemine võiks kaasas teil siis käia selle aasta suvel. Ja alustame siis kõigepealt grupp 1-st. Mis on siis energiat grupp 1-le? Nii, tuli välja siis 3 kaarti, ma loen siis ette. Grupp number 1. Ma tahan olla headusega harmoonias. Ma tahan endast anda parim. Ma tahan teha ja olla ja elada viisil, mis on headusega harmoonias. Et siit tuleb jah selline hästi tugev energia välja, et harmoonia on sulle ülioluline, tasakaal, et vaimselt tuleb olla tasakaalus, füüsiliselt, emotsionaalselt, spirituaalselt, eelkõige iseendaga ja loomulikult ka teiste inimsuhetega. Et siin on selline jah, hästi tundmine, et nagu igas mõttes tuleks ennast hästi tunda, siis teine sõnum, edu saavutamine on minu loomulik sünniõigus. Sul on ette nähtud olla edukas ja ebaõnnestumine peakski tunduma ebameeldivana. Sinu elu peaks hästi laabuma ja kui seda ei juhtu, on midagi valesti. Iga pole mitte milleski välises, mille üle sul ei ole kontrolli. Et siit ma tajun nagu ikkagi seda, et lasta nagu lahti selles mõttes nagu asjad või olukorrad, mis ei ole niikuinii sinu teha, et sina teed täpselt nii palju, mis on sinu võimsuses ja ülejäänud asjad liiguvad täpselt niimoodi paika, nagu nad peavadki minema. Ja ma sean oma rahalise heaolu normid ise. Kui sa oled õigesti joondunud ja suudad seda säilitada, voolab sinu ellu soovi korral suur hulk raha. Ära lase teistel kehtestada norme, kui palju raha sul peaks olema või mida sa peaksid sellega tegelema. Et just see lõpusõnum võib siin olla, et võib-olla tuntakse kuskilt kaugemalt poolt huvi sinu rahalise seisu või kuidas sa hakkama saad või kuidas sellega, siis tegelikult see on sinu enda asi, see on sinu enda nii-öelda isiklik nii-öelda teema, et see siin nagu nendes kõiges 3 kaardis ikkagi tulebki see välja, et see on minu teha, minu harmoonia on minu teha, edu on igaühel oma erineva tähendusega, et ja kõik, mis puudutab ka rahalist olukorda või finantsi või karjääri, et sina oledki see, kes tegelikult loob omale sellise keskkonna, kõik saab nagu alguse seest, et see jah, siit grupp number 1, et siit ma tajun, et selle suve nagu soovitus sulle, et luua tasakaal ja olla just nagu et luua see rahulolu iseendast, et see kõik ikkagi algab ikkagi sinust endast. Nii, vaatame siis, mis on sõnumid grupp number 2 selleks suveks. Tuleb siis veel äkki üks sõnum. Nii. Grupp number 2.
ma ülistan edu, kus tahes ma seda näen. Kritiseerides, kuidas keegi on raha ligi tõmmanud või seda kasutab, lükkad raha endast eemale. Ent mõistes, et see, mida teised rahaga teevad, ei ole kuidagi sinuga seotud ja et sinu peamine ülesanne on mõelda, rääkida ja teha ainult häid asju. Et siit tuleb ka, siin ka grupp number 2 tundub olevat võib-olla tugevalt keskendunud siis rahaenergiale või rahaga seotud teemadele. Ja siin on tegelikult, tajun ka seda, et võiks nagu küllust näha ka rohkemates aspektides kui ainult rahas. Küllus on ka sinu tervis, sinu oma perekond, või on nagu selles mõttes nagu hea läbisaamine, kõik see, et võib-olla enda see kriitika tuleneb ka sellest, mis on seotud rahaga või kuhu sa kulutad või ei kuluta või nagu kuidagi nagu pinge ma tajun sellest, et siit võiks nagu ka lõdvemalt kuidagi nagu vabaks lasta see, et siis ka nagu, kui sa oled nagu sisemiselt tasakaalus, siis nagu ka see raha teemad ja need jooksevad ka tasakaalus, et mida sa endast välja annad, et seda sa saad ka tagasi. Mina olen iga oma kogemuse magnet. Su elu peaks olema avatud, rõõmus ja hea. Nii oli sul plaanis, kui tegid otsuse liituda oma füüsilise kehaga selles aeg-ruumi reaalsuses. Sa sündisid teadmisega, et olla võimas, hea ja lood oma elu kogemusi ise. Ja siit tuleb see siis külgetõmbe seaduse energia. Et nagu ma enne ütlesingi, et see, mis sa endast välja annad, seda sa saad. Et see, mis su sees toimub, see saab olema nii-öelda siis väliseks peegelduseks sulle, mis su siis ümbruses on. Et siin tuleb jah, et rohkem sellist optimismi võiks olla sellel suvel, olla avatud nagu erinevatele ideedele, mõtetele. Ja ka rohkem võib-olla sisestada endasse seda, et olen võimas, olen hea ja loon ise põnevaid elukogemusi. Et nagu magnet on ju, et mis välja annad. Ja nagu ma ütlesin, mis välja annad, et seda sa ka tagasi saad. Ja lõpetuseks ebameeldivale keskendudes tõmban ebameeldivat juurde. Igale meeldivale asjale leidub ebameeldiv vaste, sest iga universumi osake sisaldab nii soovitud kui ka selle puudumist. Keskendudes soovimatule selleks, et seda endast eemale tõugata, tuleb vaid lähemale. Kas on, siit tuleb nagu konkreetne sõnum, et kas on hirm, et miski võib valesti minna. Ikka ma tunnen, et see midagi rahaga seoses on see hirmud või kuidagi nagu, et ei ole piisavalt või on puuduses. Ja kui sa sellele puudusele ka keskendud kogu aeg, siis seda sa tõmbad ka rohkem ligi. Et grupp number 2, siit ma ikkagi tajun seda, et millele sa suunad oma energiat, millele sa keskendud hästi palju. Et mis on see just see võib-olla negatiivsem pool, millele sa annad rohkem hirmu külvad, kui oleks vaja. Et siis sa oledki nagu see energia on nii tugev, et sa võidki rohkem neid kogemusi ligi tõmmata, mida sa ei soovi. Et selle koha pealt siis mõtlemisainet. Ja grupp number 3, vaatame siis, mis on suve soovitus grupp number 3-le. Nii, tuleb siis veel äkki üks sõnum siit. Hops. Alustame siis kõigepealt. Nii. Ma suudan pöörata halva tunde heaks, otsides paremat lähenemisviisi sellele, millele sa parasjagu keskendud, küsides endalt jätkuvalt pideva edumaaga, mis on see, mida ma tahan. Jõuad lõpuks väga meeldivasse paika, sest küsides endalt pidevalt, mis see on, mida tahad, hakkab sinu külgetõmbepunkt selle suunas liikuma. Siit ma tajungi, et grupp number 3 on valmis tegema lõpparve siis sellel suvel oma vana minaga, vanade kogemustega, mis võib-olla ei ole olnud kõige meeldivamad, aga on õppinud sellest ja pöörab nüüd selle enda kasuks.
ja ma näen ka vabastamist nagu siin selline tume figuur, et ma näen selle negatiivse energia vabastamist ja sellist nagu uue energia, optimismi, uue elu nagu ammutamist enda uude ehk siis minasse, on ju. Teine sõnum. Minu elu on nii hea, nagu ma luban sellel olla. Paljud inimesed keskenduvad soovimatule asjadele ega pööra sisemisele emotsionaalsele juhtimissüsteemile üldse tähelepanu. Nad üritavad puudulikku mõtlemist kompenseerida füüsiliste tegudega. Selles ma tajungi seda, see ongi see, et grupp number 3 siis on liikumas selles suunas, et olla rohkem optimistlikum, vabastada siis need mineviku energiat, mineviku ahelad, mõttemustrid ja ka ma tajun sellist nagu aksepteerimist iseendas, ümbritseva suhtes, mis energiad on, et kõike ei saagi kontrollida, et selline nagu vana rahu energia tuleb siit, et olen vana rahu ise. Ja lõpetuseks ma võin ümber pöörata igasugustest tingimustest. Sa võid ümber pöörata igasugustest tingimustest. Inimeste harjumuslikud mustrid on nii tugevalt juurdunud, et tihtipeale on neil kiireim tee rõõmuni magama jäämine. Kui mõtled positiivseid mõtteid enne magama jäämist, koged magades rahunenud meelt. Ja et ikka tuleb siukene ka selline spirituaalne energia läbi hästi tugevalt, et sa suudad nagu igal pool selles mõttes ka sisse sulanduda ja see on olemuselt on sinu energia selline ja et sa oledki suvel, siis sellel suvel ma tajun ka tugevalt, et vana minaga seotud siis teemad, need on nende laskmine, aktsepteerimine, kus sa hetkel oled, mis toimub ja ka suudad nagu sulanduda või mõista seda, mis on see ümber on ja mis su ümber on ju. Et ma näen, et ikkagi grupp number 3 suudab nagu näed lahendust ja positiivseid külgi igal pool, et see on lihtsalt, kas sa suudad tähelepanu pöörata võib-olla detailidele või suudad mitu sammu läbi selle juba ette mõelda, et selline grupp number 3, niisugune vana rahu ise energia tuleb hästi tugevalt esile. Vot nii. Ja selline saigi olema minu lugemine selle suve kohta. Et ma loodan, et need mõtted, energiad on abiks teile, aitavad teil suunata ja võib-olla mingeid otsuseid teha ja iseennast võib-olla ka paremini tundma õppida. Et selline ikkagi tuleb siukene, et kui oled iseendaga tasakaalus, et siis ka ümbritsev maailm muutub nagu paremaks ja rohkem tasakaalus ja harmoonias, et ikkagi kõik saab ju alguse meist endast. Ja siis muutub kõik meie ümber. Ma väga tänan teid kõiki tähelepanu eest ja ma soovin teile kõigile kõike head, tugevat tervist, mõnusat olemist sellel suvel ja ka edaspidi ja me kohtume järgmises videos. Tšau!